Tere! Mina olen Juhan Koppel, Rakett 69 teadustoimetaja ja selgitan teile, kuidas lahendada Rakett 69 kõrge torni mõistatust. Ma pean lahendama loogika mõistatuse, kuid seda on näha ainult torni otsast. Ja kuna torn pöörab, siis näen ma seda kõigest 30 sekundit. Antud hetkel ei ole meil vaja küll selle tooliga torni otsa H-keskuses ronida. Näitame seda mõistatust lihtsalt siit arvutiekraanilt. Oletame, et jõudsin nüüd üles. Mul avaneb selline pilt. On 5 raketti ning küsitakse, milline peaks olema 6 selles järjekorras. Nüüd tuleb tähelepanu pöörata 2 detailile. Esiteks vahetub värv. See on punane, sinine, punane, sinine, punane ning loogiliselt oleks selles jadas järgmine element sinine, ehk siis otsitav rakett on sinist värvi. Teine detail, mis muutub, on akende arv. See on alguses 2, siis 1, siis 1. Siis jälle 2, 1 ning loogiliselt võttes on see rütm 2, 1, 1. Ehk siis viimane rakett on 1 aknaga. Nagu saime eelnevalt teada, see peab olema sinist värvi ja 1 aknaga. See tuleb meil nüüd meelde jätta, sest ülesanne on üles ehitatud selliselt, et kui on vastuse esitamise hetk, siis mõistatust ennast enam näha ei ole. See jääb teisele poole torni. Kui vastused ilmuvad, jätsime meelde sinise akna 1 raketiga. Esitame selle vastuse ning see on ka õige vastus. Ja täpselt nii lihtne ongi lahendada Rakett 69 kõrge torni mõistatust.